Hea vaataja, me jätkame kas just dispuuti, aga vähemasti usu küsimuste esitamist tänastele Eesti kirikuõpetajatele. Või peaks teie kohta ütlema härra Ove Sander hoopiski preester? Või olete te kõigega nõus? Ma arvan ka, et ma juba olen selle seas, et kõik nagu sobib ja muidugi igal nimetus on nagu väike erinev nüanss, et õpetaja nagu peaks õpetama ja aga ega õpetada vist ei ole ikkagi võimalik, õppida ainult saab ja preester võib-olla nagu luterlikus kontekstis keeruline nimetus, preester peab nagu vahendama, aga või hingekarjane näiteks, aga ja lapsel palju nimesid, et sobib kõik. Kõikide nende nimedega ollakse täiesti harjunud, aga kui öeldakse, et Ove Sander on peale preestri ja pastori ametipidamise veel ka motomees ja mootorrattal sõita, siis on vähemasti aastaid tagasi küll nii mõnelgi mehel silmad suureks läinud. See on ju täitsa tavaline asi, eks ole, miks ei võiks sõita kirikuõpetaja mootorrattaga? Ja ma mäletan, tõepoolest sa ütled, et aastaid tagasi, jah, kui ma nagu tegelema hakkasin, või tegelikult ma tegelesin juba lapsepõlvest, siis tuli mingi paus nagu vahele, aga see oli siis mingi 2000-ndate algus ja siis jah, need silmade mõõdud üldiselt suurenesid küll ja muidugi mõni ütles, et Ove on ise tark mees, et tegelikult ta vaatab, et koguduse palveelu on nagu kehvaks jäänud, et tahab, et palvetatakse tegelikult rohkem tema pärast, aga tänapäeval ilmselt on midagi nagu raske välja mõelda, mis inimesi üllatama paneks. Lugesin hiljuti huviga läbi teie kirjutatud raamatu, vaatad praktiliselt ise endast, aga loomulikult ka paljust muust. Pealkirigi on lihtsalt Ove Sander ja jäi mulle sealt kõrva, silma ja mällu päris mitu küsitavust. Ilmselt ei saa mina asjast aru, küllap te seletasite need asjad lahti. Näiteks lehekülg 24, pastorid ja teoloogid võivad vahel jätta mulje, et nad ei saa aru. Vaat just nimelt nii oletegi kirjutanud. Kas on mulje jätmine, et nad ei saa aru või nad ei saagi aru ja kui siis millest? Nad ikka saavad aru ja ilmselt rohkem kui aimatakse, aga võib-olla on see kuidagi seotud minu, ma usun, kõige nagu olulisem õpetaja Evald Saagiga ja temaga oli ka nagu see, et vahel temaga suheldes nagu ta, või jäi nagu mulje, et võib-olla ei saanud aru või sa mängisid ta üle, aga tegelikult sai väga hästi sinust aru. Ühesõnaga pastorid tahavad, et inimestel oleks hea ja selleks, et inimestel oleks hea, on vahepeal hea muljet jätta, et võib-olla pastorid ei tea kõik. Selline just ka näitlejalik nipp. Seda vist peab pastoril olema. Just. Edasi huvitas mind väga ja täiesti uudse teemana minu jaoks jälle olete oma raamatus kirjutanud. Kirik on naiste teema. Mehed on seal lihtsalt iluks või umbes niimoodi olete kirjutanud. Kirik on naiste teema, isegi Luteri kirik on naiste teema. Palun mõtestage see lahti või siis tehke nägu, et ei saa aru. Ei, kusjuures ja ei võiks muidugi nägu teha, aga sellest ma saan nagu väga hästi aru. Ja siin on ka nagu selline ajalooline evidents olemas, et seesama Evald Saag, kes jällegi, kellele nagu vihjasin, ta meenutas Jeesuse ristilöömist ja tõepoolest, kui see nagu arvestus teha, et siis ilmselt Johannes, Jeesuse lemmikjünger oli seal ja üle naised, et need julged mehed, kes ütlesid, et ma võin ka surma sinuga minna, eks ole. Peetrus praalis vist selle lohtikul öölgi mitu korda. Ja nagu ei olnud neid enam tükk aega. Ja siis Evald Saag ütles mulle, et kui sa vaatad nagu kirikut, et siis see protsent umbes, ütleme 4 inimest 3 on naist. Et tegelikult see maksab ka praeguste koguduste kohta. Ja mina ükskord, ma peaaegu lugesin enda koguduse üle ja huvitaval kombel see protsent on sama. Mida tähendab väljend püha minna laskmine? Jälle üks huvitav termin. Jätan selle kohe oma sõnastikku ka. Aga mõtestage parem teie see täpsemalt lahti. Püha minna laskmine. Ega ma võib-olla päris täpselt ka ei tea, aga see ei ole minu originaal, vaid see on meie juba koju jõudnud peapiiskop Jaan Kiibit nooremalt ja minu arust ta kasutas seda ja tegelikult elas seda nagu välja ka ja kui mingi situatsioon, kus me oleks nagu tohutult rabama ja rabistama hakanud ja üle pingutanud ja mõelnud, ta lihtsalt istus stoilis, et ta nagu lasi minna ja kuidagi sellesse tema minna laskmisse tuli ka Jumal, et see ei olnud mingisugune, muidugi hästi raske on nagu öelda, et kus on siis piir, ütleme, sinu enda nagu tegutsemise ja Jumala usaldamise vahel, see on hästi keerukas teoloogiline küsimus, aga kuidagi tema puhul nagu oli see, et sa tundsid, et mees tegelikult usaldab Jumalat.
ja ta nimetas siis seda, et ta laseb nagu, et see on püha lask tema jaoks. Aga sel minna laskmisel peab olema pühadus juures, Jumal juures, muidu läheb asi lihtsalt minna laskmiseks. Jah, et see väljend, ütleme, kui nagu midagi metsa läheb, öeldakse, et nagu siis Jumal juhatab. Et tegelikult see on nagu üsna vale sõnakasutus, et kui lähevad asjad nii nagu Jumal juhataks, siis tegelikult asjad läheksid ikka väga hästi. Arne Hiobiga rääkisime 3 asjast, täpsemini 1, siis usust. Mis oleks, kui defineeriksime teiega vastavalt teie elukutsele, erialale ja südamekutsele lootusest? Mis on siis too igavene lootus? Ma võib-olla nagu vaataksin siis lootusi nagu 2 nurgast või tegelikult samast lootusest ju jutt käib. Üks on ikkagi see, mis puudutab seda maist elu. Et kui meil läheb hästi, oleme terved, tublid, noored, kõik nagu on veel ees, et siis see mõiste nagu eriti võib-olla ei mahu meie mõttemaailma. Aga see vaimuliku amet tegelikult nagu viib hästi palju kokku inimestega, kelle kuidagi aga maises mõttes lootuse ruum hakkab nagu kahanema. Sa ei tea, kas tuleb neist asjast veel inimene. Vanusega, haigusega? Vanusega, jah, ütleme tänapäeval nagu kõik asjad nagu nihkuvad edasi, ilmselt elame kauem, paljud sellised haigused saavad ravitud. Aga häda ju ongi, või mis häda, ütleme, häda nagu selles, et võib-olla ei peagi asi olema tõsine, aga kui nagu lootus ära kaob, siis kaob nagu kõik ära. Siberi inimesed on mulle sellest nagu päris palju rääkinud, et tuli tagasi ikkagi need, kes hoidsid see lootus üleval. Minu kitsa ja isikliku arvamuse kohaselt ei ole Eestil praegu viga midagi. Me võiksime pigem igal hommikul, kas just palvetada, aga vähemasti meelde tuletada, et on olnud palju hullemaid aegu ja mine tea, hoolimata meie lootuse teemast võivad asjad ka hullemaks minna. Mida teie kui hingekarjane meile välja pakuksite, et üha rohkem inimesi saaksid aru, et tegelikult läheb meil ju kõigi kiuste hästi? Jah, päris kindlasti läheb, et meie häda võib-olla ongi nagu selles, et me võrdleme nende, kellel võib-olla väga-väga hästi läheb, aga maailmas on ju hästi palju inimesi, kellel ei lähe nii hästi. Aga rikkad nutavad. Jah, ja päris kibedalt ja tõsiselt ja kui nagu midagi soovida või soovitada, siis kindlasti tänulikku meelt. Ja mitte kuidagi hakata nagu vahet tegema, et mis on hea või mis on halb. Ja see võib-olla ongi nagu usu mõte ja saladus, et kõike võtta vastu kui Jumala käest. Ja kui sa midagi Jumala käest võtad vastu, siis sa tänad. Ja tänab inimene on tegelikult hea ja rõõmus inimene. Jumal tänatud. Aitäh teile, Ove Sander, ja jõudu nii moto kui ka muusikamaailmas jätkuvateks avastusteks. Suur tänu.